She's a Mona Lisa. tere kaunist esmaspäeva hommikut kõikidele. Mina alustan uut nädalat värskelt uue vlogiga, aga enne kui me läheme selle nädala klippide juurde, siis ma viin teid kurssi enda sünnimärgi haavade paranemisega. Nii et läheme tagasi mõnepäevasesse aega, kus ma tegin teile väikese update'i. Täna on kolmapäev, 21. oktoober ja minu sünnimärgi operatsioonist on möödas täpselt nädal aega. Ja ma tahtsin teha siia väikse vahekokkuvõtte. Kuna homme idee järgi peaks mul niidid välja võetama, siis praegu on viimane aeg rääkida, kuidas selle nädalaga läinud on. Ütlen ausalt, et päev-päevalt on läinud järjest paremaks. Ei ole enam ühtegi valu, kriipimist. Kõige ebameeldivam on siiski see lõua peal olev arm või mitte arm, lõua peal olev haav, kuna see on kõige liikuvam koht, siis plaastrid liiguvad, tahavad lahti tulla. Taastumise alguses oli söömisega raskusi, kuna plaastrid olid nii kinni pannud selle lõua, siis hästi raske oli lõuga liigutada, kuna kogu aeg tahtsin midagi lahti tulla. Pluss veits valulik oli ka, aga nüüd on juba täiesti okei. Ja ma väga-väga ootan, et nendest plaastritest juba lahti saada. Et põhimõtteliselt neid 2 haava ma olen näinud. Seda ma nägin 2 päeva peale oppi, kui ma läksin perearstile, kuna mulle tundus, et see oli mädane, läbi plaastrite oli siuke kollane. Ja nagu veits ehmusin ära, et kuule, et äkki seda on vaja puhastada. Ja ma ei tahtnud seda ise näppida ja läksin perearstile näitama ja perearst siis puhastas ära ja pani uue plaastri peale. Ja seda haava ma ei ole kordagi lahti teinud ja ma ei ole näinud seda, milline see on, aga ma sellepärast juba olen hästi elevil, et näha. Nii et homme ma saan neist arvatavasti lahti, aga muidu on läinud päris hästi. Minu välimus muidugi selle nädala jooksul on iga päev selline, sest et ma lihtsalt olengi siuke kodukana. Vihkan seda, et ma ei saa oma nägu korralikult pesta, ma ei saa vee all ladistada. Vaid ma lihtsalt pean mingi kas vaipsidega või siis vatitupsu ja mingi vahendiga lihtsalt niimoodi neid kohti, mida ma saan puhastada, neid saan puhastada. Aga kõige kurvem on see, et ma ei saa hommikul kraani all niimoodi silmi pesta, nagu ma olen harjunud pesema. Nii et see on nagu siuke mugavustsoonist väljas, aga muidu on juba kõik okei, magada on juba päris norm. Ma ei saa küll jätkuvalt nägu patja panna, aga ma siiski saan mingi külje peal magada, et ei ole enam nii ettevaatlik nagu esimestel päevadel. Et tegelikult on praegu kõik hästi läinud. Tulemusi laborist ma ei ole jätkuvalt saanud, ootan neid. Aga üldiselt on minu olukord hea ja ma arvan, et ma olen üsna hästi paranenud. Et see on ainult positiivne. No nii, perearsti juures on käidud ja nagu te näha võite, siis ei ühtegi niitide emaldamist. Perearst arvas, et ta ei kiirustaks nendega, kuna see haav näiteks oli terve aja ei olnud plaastrit all, siis see ei olnud nagu koorikut ei olnud sinna peale tekkinud. Et ta võib-olla ei olnud õhku saanud või midagi. Ja ta arvas, et ei ole mõtet neid praegu välja kakkuda, et hoiaks mõne päeva veel, et pigem vältida seda, et hakkavad veritsema ja ei jää seisma. Et praegult on nagu kõik normis, nendel 2 on siin koorikud peal. Ja siit on tegelikult näha, et haav ise on nagu üsna väike. Et kui seda nüüd mitte näppida ja lasta tal ilusti nii-öelda paraneda, siis on päris hästi. Aga et niit on, ühe niidi ots on siin, teine on siin ja see on siit alt läbi pandud. Et õmblus on siis nagu seespidine, nagu ma ütlesin. Ja see on ainuke, millel on õmblused peal. Aga see on ka tegelikult hästi väike. Siin on lihtsalt koorik jällegi peal. Ja paranen veel ja saan niidid välja võetud siis esmaspäeval, nii et nüüd ma olen jälle nendega, aga positiivne on see, et ma võin nagu pestes siia vett peale lasta ja niimoodi, et midagi ei juhtu, et neil on koorik peal, nad on nagu selles mõttes paranenud, aga lihtsalt pean olema ettevaatlik veel. Ja mul tekkis korraks mega masendus peale, ma tahaks lihtsalt diivani lebatada ja ainult magada, aga Nüüd ma olen siin juba hoogsalt hommikut alustanud ja tegin endale ühe väikese mõnusa kollase smuutikese. Siin on banaan ja mingisugune troopika miks külmutatud segu. Ja lihtsalt ma hetkel naudin seda ja varsti võtan ära enda vitamiinid. Ja nagu te minu jutust võisite aru saada, siis täna on see päev, kui ma nüüd lähen uuesti neid niite emaldama.
Nii et sinna ma lähen circa 1,5 tunni pärast ja ma võtan teid endaga kaasa ja vaatame, mis seal saama hakkab. Ma jõudsin nüüd vahepeal autosse ja ma toas olles monteerisin ühte videot, mille me kingime homme vanematele pulma aastapäevaks. Selles mõttes, et see ei ole nagu otseselt kingitus, vaid lihtsalt üllatame neid sellega. Kuna ma olen 100% kindel, et nad isegi ei oota meilt midagi sellist. Nii et ma nüüd toas monteerisin seda videot ja see sai mul valmis. Juhuu! Ja arvatavasti teie seda ei näe, kuna seal on nagu meie pere kõik lapsed. Aga nagu ma võin teile öelda, et see on täiega armas video nagu päriselt. Aga mina nüüd lippan perearsti juurde ja peale seda ma tahan käia Võrus tordipoes, et osta tordialust, kuna ma tahan homseks pidupäevaks teha võileiva torti. Ja mul ei ole nagu nii head kandikut, mille peale seda teha, seega mul on vaja tordi alust. Aga kõigepealt tegeleme asjadega nende tekkimise järjekorras, nii et tahaks niitidest vabaks saada. Nii et lähme arsti juurde ja muidugi ma annan teile teada, kuidas mul seal läheb. Ja eemaldatud need niidikesed ongi, see ei olnud üldse valus nagu reaalselt, need tulid mega lihtsasti välja. Lihtsalt ta pani mulle need stripid siia, et paar päeva hoida igaks juhuks. Kuigi siit ei jooksnud nagu verd, kui siis siit kulmu juurest nagu hästi natukene. Aga nagu ei olnud jah üldse valus, need tulid mega lihtsalt välja lihtsalt. Ja siis ma ostsin apteegist armikreemi, mida nagu arst soovitas. Või ma läksin apteeki ja küsisin ja siis nad soovitasid mulle või tõid kõik need välja, mis neil on. Ja siis ma ostsin selle ja ütlesid, et nad seda nagu näo puhul väga soovitavad ja nagu seda inimesed ostavad, vaata. Ja see on väike tuub ja ma ei tahtnud osta ju mingit suurt tuubi, et nagu jääb mul seisma pärast või midagi. Ja nagu ma veits pidin ära minestama, kui ma seda hinda kuulsin, sest et nagu mida asja. 26 € oli see väike tuubikene. Ma nagu korraks mõtlesin, et ma ei osta seda, aga siis nad soovitasid või ütlesid ikkagi, et arstid soovitavad seda, kui on nagu sellised näohaavad ja asjad. Ja siis ma mõtlesingi, et nagu pekki, et mul on ju need näo peal ja kuna ma tegelikult arvan, et nad paraneks ka ise suht hästi ära, siis nagu mõtlesin, okei, see on mu näo investeerimise jaoks, ma ostan selle kreemi. Eks see näha ole, kas nad nagu tõesti midagi aitavad ka või mitte. Aga parem on, kui ma saan midagi peale määrida. Nii et ma kulutasin just 26 € kreemi peale, mis on põhimõtteliselt sama suur kui huule peale pandav plisteks. Kui imeline see on nagu lihtsalt. Ilusti koju vahetasin riided mugavamate kodukate vastu ja ma tahtsin teile näidata, kui suure koogivormi ma ostsin. On reaalselt nagu Sest võileivatort on nagu kõikide lemmik ja ma pidin ostma suure vormi, et teha palju võileivatorti. Ja muideks, mis on muutunud võrreldes eelmise vlogiga, siis meile on tekkinud siia laud. Ja me tellisime selle kuskilt netist. Mu arust see oli tuli üldse Hollandist, aga see tuli hästi kiiresti 4 päevaga. Et see on täiesti okei, sest arvestades seda, et diivanilaud, mis praegult siin on täiesti ajutine, on praegu meieni liikunud juba 4 kuud, siis selle laua saabumine 4 päevaga on lihtsalt aplausi väärt, olgem ausad on ju. Kuna minult on suht palju küsitud ka, et tee korterituuri, näita meile oma üürikodu, siis sellel õhtul, kui see laud meile saabus, siis ma tegin mõned klipid teile. Panin väikse videokese kokku, nii et ma lihtsalt lükkan selle siia, et ei peaks mult enam eraldi korterituuri küsima.
natuke raamatut lugeda ja lõunat süüa. Ja nüüd ma lähen kõnnin Empsi juurde, nagu töö juurde. Tal on natuke lõunapaus ja me läheme äkki natuke jalutame või midagi. Ja naudime seda tänast ilusat sügisilma, kuigi veits tuuline on, aga ikkagi nii mõnus. No nii, ja olen jälle kodus tagasi ja saate aru, õues on reaalselt, kell on mingi 3:30 või. Ja lihtsalt no nii pimedaks läheb, nagu järjest läheb ja see on täiesti haige, sest et meil on varsti talv ukses, kas te saate aru sellest või? Nagu nii kiiresti. Igal juhul mina käisin siis vahepeal emmega jalutamas, nagu te nägite. Ja siis me läksime lõunat sööma Elopärlisse, aga kuna ma olin just täiega söönud, siis mul ei olnud üldse isu midagi süüa, aga emmel oli lõuna söömata ja siis me läksime istusime seal ja Emps sai oma kõhukese täis ja talle väga-väga maitses. Ma peaks kunagi ise ka minema proovima, sest ma tegelikult ei ole mitte kunagi seal söömas käinud. Ma tahtsin teile väikse mainimise teha sellisest toredast ettevõttest nagu Lollapaloola. Ma panen nende Instagrami konto siia, ja alla descriptionisse ka te saate sinna peale klikkida kohe. Aga põhimõtteliselt nad kirjutasid mulle ja ma vaatasin nende kontot ja nad on nagu alles alustav ettevõte, aga see juba esimene pilt on minu meelest nii helge ja armas, et mulle tundub, et sellest kontost hakkab midagi lahedat välja voolima, nii et minge tšekake järgi ja kui teile tundub, et nende konto on nunnu, siis pange neile follow, sest et see on nagu teie jaoks üks väike klikk, aga tegelikult sellise alustava ettevõtte jaoks on see täielik motivatsioonipuhang, sest et nemad näevad, et inimesed huvituvad nende toodetest ja see annab neile motivatsiooni ja indu juurde, et muudkui jätkata ja jätkata. Aga igal juhul tegeleb see ettevõte, nagu ma aru olen hetkel saanud, ehete tegemisega, nii et igal juhul mina olen põnevil, mis sinna kontole veel laekuma hakkab. Laua peal on mul siis 4 tosta mitmeviljarüsti. Ma arvan, et ma peaks nendega hakkama saama. Eks lõpp näitab, kuidas meil siin läheb. Ja siin on alus, kuhu ma seda kõike tegema hakkan. Siin on siis segud. Ma tegin need eile õhtu valmis, et ma ei peaks täna nendega enam mässama. Need võivad praegu veits jõukad välja näha, aga see tort on reaalselt mega hea ja minu peres see maitseb kõikidele ja tegelikult originaalretsept pärineb Erki emmelt üldsegi, et mina lihtsalt affin seda siin. Egas muud ei olegi, kui mina hakkan siin seda vaikselt kokku meisterdama. Mõtlesin, et ma räägin teile ka siia veits tausta infot sellel ajal, kui ma seda teen. Põhimõtteliselt ma panengi, mul ongi 3 kihti. Põhimõtteliselt 3 segu ja täpselt nii palju ma seda vahele panengi. Igale kihile määrin natuke hapukoort ka alla või noh, seda hapukoore segu. Ja nagu te näete, siis ma ei lõika nendel saiadel ääri ära, sest et sellel ei ole tegelikult mitte mingisugust mõtet. Ma katan selle kõik ära ja nagu see on tegelikult raiskamine täielik, sest et nagu need ääred lähevad ilusti pehmeks ja ei ole üldse nagu ebamugav süüa või midagi. Nii et minu jaoks on see veits raiskamine, et ma lõikan need ääred ära ja viskan ära. Et pigem ma kasutan need ära ja ma saan nagu isegi suurema tordi, sest kui ma ääred ära lõikaks, siis ma saaksin nagu põhimõtteliselt 3 ruuduse tordi. Et nii on nagu hea. Ja ma kasutangi Erki emme retsepti, sest et see on algusest peale mulle täiega meeldinud. Ja siis üks hetk ma hakkasin seda lihtsalt ise tegema, sest äkki Erki tahtis, et ma teeks või. See oli see aeg, kui me elasime Tartus. Ja
Ja siis Erki nagu ütles mulle, et tee võileivatorti ja siis ma ta emsilt küsisin, kuidas ta teeb. Ja sealt hakkasingi tegema ja siis mingi hetk ma tegin meil nagu maal perele. Ma ei tea, kas oli kellegi sünnipäev või mis nagu üritus oli, et ta oli hästi hea või siis või no mu pere sai ka vist esimest korda Erki emme tehtud torti maitsta. Ja siis, kui mina ka seda tegin, see oli mingi, oh my god, see on nii hea lihtsalt. Ja ma 100% nõustun, et see on hästi hea tort. Ja muidugi mingisugusest tervislikkusest me siin ei räägi, see on rammus. Aga pidupäevadel võib, muidugi igal päeval seda ei söö, aga kui on pidupäev, siis võib ju lubada endale. Nii, see tort sai kokkuvõttes meil selline ilus südameke, 2 südant. Ja ma tavaliselt üritangi kaunistada niimoodi, et oleks nagu mitmekesine, et ei oleks ainult ühte asja peal, vaid on mitut. Ja selline nunnu ta sai ja ma panen ta nüüd siia karbi alla peitu ootama õhtut. Meil saab kell juba siin 4 õhtul ja ma suht peale 3 jõudsin koju alles. Ma olin reaalselt õues mingi 4,5 tundi. Elupalju tegemist oli, aga ma olen lõpuks kodus ja me hakkame maale liikuma ja nii imelik on nagu näha ennast niimoodi. Nagu sünnimärk ei ole nii imelik, no okei, praegult veel on haavad on ju, aga üldsegi väga veider. Ma panin esimest korda 2 nädala jooksul ripsmeduši ja elu vähe kulmuvärvi andsin otstesse, sest siin on mul haav ja ma ei taha siia veel mitte midagi panna, nii et mul on veits naljakad kulmud ja ripsmeduš. Aga me hakkame kohe maale liikuma Erkiga, ma panin talle seeliku selga ja mitte just pidulik, aga veits teistsugune kui tavalises koduolukorras ja ma tahtsin talle näidata, me käisime õega veel poodides, ostsime mingeid asju. Põhimõtteliselt mingi puuvilju paneme veel laudade peale ja ostsin mingeid õhupalle ja siin on kingitus meil, et seda te äkki kõike pärast näete ja väikse lillekimbukese ostsime ka sinna laua peale. Et me hakkame kohe minema. Jõudsime maale ja me hakkame nüüd ettevalmistusi tegema. Erki on nii ergas, et tal isegi pirn peas põleb. Okei, Erki puhub õhupalle ja ma valmistan nüüd puuvilju ette ilusti. Kaunist kolmapäeva hommikut. See eilne õhtu oli lihtsalt nii ilus, nagu mu vanemad ei osanud üldse oodata sellist videot, sellist kingitust. Kahjuks teie seda videot ei näe, aga ma võin teile öelda, et emme lakkamatud pisarad, isegi see, et minu issil, kes on maailma kõige kõvem tükk üldse, siis ta on skorpion. Ta ei nuta mitte kunagi ja isegi temal olid pisarad silmanurgas. Ja nagu see räägib enda eest, nagu tõesti see video läks täiega korda, nad ei osanud seda üldse oodata. See oli nii ilus ja ma arvan, et nende 30. abielu aasta see tähistamine jääb neile kauaks meelde ja vähemalt sama palju peavad nad veel pingutama. Igal juhul
tuli meil õhtu koju, lugesin veel õhturaamatut ja tuligi tuttu ära jääda. Ja öösel sadas täiega vihma, mis peksis vastu meil aknaplekki ja see kohati nii häiris mind, et ma lihtsalt mingi palun lõpeta. Aga siin ma olen hommikus, joon oma kohvikest ja minu tänane missioon on vaadata järgi mõned eilsed saated. Ja lisaks sellele ma tahan koristada täna oma kappi. Ja ma lihtsalt pärast näitan, mis probleemid meil kõige selle kapiga on ja ma ei ole üldse viitsinud seda käsile võtta, sest et see ei motiveeri mind, aga ma pärast räägin, miks. Nii et mina naudin oma hommikukohvi ja näeme siis, kui ma olen jõudnud sinna kapini. Nii, ma veits juba tegin algust, tõmbasin asjad kapist välja. Mitte küll kõik, aga vaadake, kui väike meie kapp tegelikult on. Ja ma kujutate, kuidas need asjad siia kõik ära mahtusid. Aga see kapp on meilgi kõige suurem murekoht, sest see on tõesti nii väike siin korteris. Ideaalis tahaks midagi, mis oleks sealt seinast nagu kuni sinna lülitini. Ehk midagi suuremat ja kõrgemat. Aga no ei ole jõudnud sellega tegeleda ja ma nagu ei raatsi üldse uuena osta. Nii et ma ei tea, kui kellelgi on mulle pakkuda, siis pakkuge. Aga ühesõnaga ma pean nende riietega midagi ette võtma ja ma üritan hakata seda kõike siin sorteerima. No nii, ma ei tea, kaua aega hiljem meile kelle vaadanud, aga on see asi siin korras. Ma siin osad riided üritan panna müüki. Seal on mingid riided, mis on tõesti nii kulunud, et lihtsalt tuleb kuskile ära kaltsuks kasutada või ära visata. Ja kapp sai nagu enam korda, nagu te näete, meil on tegelikult tõesti nagu vähe riideid, aga ma olen neid vähendanud, et meil esiteks mahuks nüüd siia kappi ja teiseks minu arvates ei ole vaja nagu üle tarbida ka nagu, et selles mõttes kõik vajalik, mida on vaja, on olemas. Muidugi võib-olla tahaks nagu rohkem riideid, nagu ikka on ju naised tahavad, aga nagu esiteks ei mahu need mulle kuskile, teiseks ma ei kanna ju neid kõiki. Ja kolmandaks lihtsalt milleks. Selles suhtes vahepeal on nagu küll see tunne, et oh my god, mul ei ole midagi selga panna, tahaks nagu uusi riideid on ju, see on igal naisel ja see on loomulik. Aga nagu samas ma üritan nagu vähem asju osta endale. Ja kui kellegi on müüa meile suurt riidekappi, mis mahub sinna seina niimoodi, siis andke teada lihtsalt, sest et see on crazy praegu, ma ei suuda enam selle kapiga üldse olla. Selleks ajaks, kui mul see video üleval on need riided siit jagas müügis, nii et sa võid sinna piiluda. Suurused on siin suht varieeruvalt, ma ei tea, ma vaatasin, mõni asi on XS, mõni asi on L, mõni on XL, nagu ma ei osta üldse suuruse järgi riideid, vaid suht silma järgi ja millised need välja näevad, sest see tegumood on kõikide riietel nii erinev. Aga kui siin miskit võib huvitada, siis võid teada anda, siin on, ma ei tea, seelik, mingid teksad, kleit, mingid T-särgid, paar pusa, paar kampsunit. Keda huvitab, võib vaadata jagast, äkki mul on need riided seal nüüd olemas. Nii et, ja hinnad, ma panen tõesti nagu mega soodsad mingi, ma arvan, et enamus asju on eur, 2 euri ja võib-olla mõni on mingi 5 või midagi sellist, aga nagu ma lihtsalt tahan neist lahti saada. Need on korralikud riided ja mul lihtsalt ei mahu need mitte kuskile ära. Ja ma ei kanna neid. Nüüd uue, sellepärast, et mul tuli jagasse esimene tellimus, ma sain oma asjad müüki panna. Ja ma lähen nüüd viin selle paki automaati ära. Ja ühtlasi saan ka veits jalutada. Panin oma jalutustassud jalga ja lähen naudin seda mõnusat sügisilma. Hei, kell on nüüd 15.50 ja ma olen suhteliselt saanud oma päevased toimetused ära teha. Ehk siis kapikorrastus, panin jagasse asjad müüki, mida ma isegi tegelikult ei planeerinud nii väga täna teha. Siis veel käisin jalutamas, panin 2 pakki posti. Ja sain nagu kõik vajalikud asjad tehtud, veits koristasin ka siin. Ja ma varsti hakkan tegema tegelikult süüa.
Aga mis on nagu kõige masendavam selle pimeda aja juures on see, et ma ei saa õhtu kodus väga filmida, sest et nii pime on lihtsalt toas ja mul on räigelt vaja korralikku ringlighti endale koos jalaga. Aga ma üldse ei raatsi seda endale osta, kui ma päris aus olen, nagu üldse mitte, sest et nagu see YouTube'iga ma ei teeni mitte midagi. Ma üldse sotsiaalmeediaga ma ei teeni mitte midagi, see on täielik nagu null. Ehk siis see kõik on lihtsalt minu hobi ja nagu siukeste suuremate summade panustamine siia võtab natukene aega ja rohkem mõtlemist. Aga äkki ma kunagi saan selle. Kaunist neljapäeva hommikut, kuigi õue vaadates ei ütleks, et täna midagi kaunist siin on, aga Eestimaa ilm pole hullu. Ma hakkasin mõtlema eile õhtul voodis, et kas teil tulevad ka nagu õhtuti voodis kõige paremad mõtted või? Nagu reaalselt, mul tulevad enamus mingid videoideid õhtuti voodis. Ma ei ole küll väga temaatilisi videosid nagu teinud, enamasti on ikkagi vlogid, sest ma tean, et need teile kõige rohkem meeldivad. Aga mul on siin lähiajal mõned plaanis, nagu mõned teistsugused videod. Aga ühesõnaga enamus videoideid näiteks tulevad mul voodis õhtuti, ma ei tea, mis värk sellega on. Ja siis eile hakkasin ma mõtlema Halloweeni üle ja mõtlesin, et reaalselt miks inimesed seda tähistavad. Et ma nagu hästi ei saa aru sellest Halloweeni peost ja värkidest. Et nagu mis pointiga see on, et ma ei tea, et ma olen see Mardi ja Kadripäeva inimene vist. Või ma ei tea ka, mingi siuke hingedepäev ja asjad on mul nagu. Ma võin nagu võtta Halloweeniks selle kõrvitsa, nagu väikse kõrvitsa ja lõigata talle näo pähe ja panna külla sisse. Ja nagu te olete võib-olla Instas või kuskil näinud, ma olen nüüd siin neid Halloweene ka maalinud. Lihtsalt niisama, see oli kuidagi eelmine aasta, ma olin sellel ajal sõbranna juures ja siis me lambist hakkasime tegema ja siis nüüd sellel aastal oli ka umbes sarnane situatsioon, kui ta oli minu juures ja me ka tegime. Aga nagu see on ka kõik, ma ei tea, ma tean, inimesed teevad konkreetselt pidusid, ostavad dekoratsioone, kutsuvad inimesed kokku, aga ma nagu sellest asjast väga ei saa aru. Ma ei tea, mis suhe teil selle Halloweeniga on. Teete te midagi või ma ei tea, mis värk on. Aga ma näitan teile, nüüd on niitide väljavõtmisest möödas 3 päeva või? Esmaspäeval võeti, täna on 4 päev. Ja ma võtsin samal õhtul plaastrika ära ja nüüd ma määrin seda armikreemi iga hommik, iga õhtu. Ja no tegelikult on täitsa okei. Mul on nagu nägu mõne koha pealt mega kuiv. Ja nagu te näete, siis ei olegi väga hullu. Need paranevad jõudsad. Praegu on tegelikult siuke tunne, nagu mul oleks olnud lihtsalt mingi punn on ju, mida ma oleks näppinud ja on jäänud siuksed armikesed, aga ma loodan, et need paranevad kiiresti ja ma kreemitan need ilusasti. Ja rääkides nendest labori vastustest, siis mul ei ole siiani mitte ühtegi vastust. Ja ma juba mõtlen, kas ma peaks ise helistama, sest nad tegelikult isegi ei öelnud mulle, et kas nagu nad helistavad mõlemal juhul või helistavad ainult siis, kui midagi on halvasti. Et nagu seda ma ei teagi, et ma võib-olla peaks seda uurima, aga ma nagu loodan, et kui nad senini, nüüd on nagu 2 nädalat ja 1 päev möödas, et kui nad senini ei ole helistanud, siis on äkki okei. Igal juhul ma alustan sinu päevaga, joon enda raua vitamiini vett ja natuke aega chillin enne, kui ma tegutsema hakkan. No nii, tibulinnud, kas hakkame puhastama puuri või? Neil on praegu lihtsalt täielik uneaeg ja nad magavad seal üksteise otsas. Kuule, kuku. Seda puuri tegelikult ei pea üldse nii tihti puhastama, sellepärast, et nad on nii väiksed, nad ei tekita sinna mingit hullu kotsmaani ja see ei hakka isegi aisema. Aga ma puhastaks selle siiski täna ära. Tavaliselt panen nad sellise palli sisse, aga neid on siit puurist natuke
raske kätte saada, sest et nad ei taha ennast kätte anda, aga praegu nad on unised. Ja siis ma panen selle puuri kinni, pallikese. Ja üldiselt ma ei lase neil praegu sellega maas joosta, sest et nad teevad oma hädasid läbi ja siis ma panen lihtsalt see kraanikaussi ja siis nad ootavad mind siin, kuni ma teisest toast puuri ära puhastan. Nii tavaliselt ma selle puuri puhul ma pesen nagu kõik need asjad seal seest ära ilusti ja mul on nagu, ma ei pese mingi nõudepesunuustikuga on ja mul on eraldi võetud nuustik. Mul on siia tehtud märge, et ma saaks aru, et see on hamstripuuri nuustik, samamoodi rätikud, puur, et nagu nendega ma kuivatan. Ja ma pesen alati kõik asjad ilusti ära ja siis ma hakkangi neid kuivatama, sätin oma kohtadele tagasi, panen neile värske söögi, värske allapanu, siis et nad väga kaua nagu ei kannata olla siin, nad lähevad närviliseks. Siis nad praegugi mingi tuiavad ringi ja otsivad väljapääsu nagu. Ja ma üritan hästi kiiresti teha. No nii, hamstrite puur sai puhastatud, nad olid ülihäppid, kui nad oma puuri tagasi said, siis neil on see, et kui on puhas puur, siis nad mingi siberdavad kõik kohal läbi, siis neil on nagu mega eufooria. Aga mina arvatavasti tõmban oma vlogi otsad siin kokku, sest et see on juba üks pikemaid vloge, mis mul on olnud ilmselt. Aga ma tahtsin teile öelda, et ma näen, et minu videode vaatamisi on konkreetselt mingi 4–5 korda rohkem kui minu YouTube'i kanali jälgijate arvu. Nii et kui sa veel ei ole vajutanud subscribe, siis palun tee seda, sest siis jõuavad kõik minu videod sinuni ja mind motiveerib see on nagu märk mulle, et sa huvitad minu videodest. Aga aitäh sulle, et sa minu videot vaatasid ja näeme järgmises videos. Tšau!